Milline koht mulle meenub, kui ma mõtlen Hiiumaale? No midagi ei ole teha, tõenäoliselt on see minu enda kodu, sest koduga on seotud kõige rohkem lugusid, hetki, emotsioone. Aga kui veidi laiemalt mõtelda, siis ma ei oska väga originaalne olla. Need on mets ja meri. Tõenäoliselt merelained on kuulnud väga palju hiidlaste, mitte ainult hiidlaste, ahastust ja ka hõiskeid ja samamoodi mets. Ma olen mõtisklenud selle üle, et mis on see, mis väljaspoolt tulijatele Hiiumaa eriliseks teeb. Meil ei ole näidata ahetama panevaid vaatamisväärsusi. On mingisugused tüüpkohad, kus käiakse Kõpumajakas, Kassari, tänapäeval ka Eiffeli torn, aga kuidagi kõik need detailid kokku moodustavad midagi erakordset ja siis räägitakse erilisest Hiiumaa õhust, Hiiumaa ajast, Hiiumaa tundest. Hiiumaa tunne minu jaoks on ühtpidi eraldatus, aga teistpidi erakordsus, mis omakorda on põimitud läbi ühest soojast ja magusast kodutundest. Ma usun, et iga hiidlane on mandril kuidagi erakordne ja iga mandriinimene tunneb Hiiumaal ennast või ka seda paika külleltki erakordsena. Ega me seda oma argipäevas nii väga ei tajugi, aga kui me kuidagi saame oma mõtetes või lausa füüsiliselt veidikeseks ajaks eemale minna, siis me mõistame, kui erakordne ja kordumatu meie kodusaar on. Siin Hiiumaal on kuidagi teistmoodi olemine. Selles eraldatuses, eraldi olemises on samas palju lähedust ja lähedal olemist. Ei olegi palju vaja teistest veidi varem ärgata, mõni kilomeetri sõitu ja sul ongi võimalus kopsud täis tõmmata varahommikust Hiiumaa rabalõhna. See on Hiiumaa tunne. Või hoopis vallutada Hiiumaa kõrgem tipp, milleks ei kulu päevagi. No, tegelikult ei kulu poolt tundigi. See on Hiiumaa tunne. Isegi suvel ei pea hirmsasti rassima, et rannast privaatsust leida. Ma võin tulla siia varahommikul päikesetõusu vaatama või õhtul päikeseloojangut. See on Hiiumaa tunne. See on midagi erilist. Või võtan hoopis priimuse ja lähen metsa. Või hoopis lastega kala püüdes. See on Hiiumaa tunne. Või siis pool tundi autosõitu ja natuke jalutamist imeilusal kadakasel sääretirbil. Ja oledki maailma lõpus. Kaugemale minna ei saa. Aga ma küll ei tea, miks seal maailma lõpu taga Saaremaa paistab. Kõige erakordsem ja kõige erilisem Hiiumaa juures on tegelikult Hiiumaa inimene. Kui vahel kuskilt sotsiaalmeediast võib jääda mulje, et hiidlane on võib-olla selline tõrjuv ja kuri, siis mina ei tea, mina olen kohtunud ainult toredate ja hoolivate inimestega. Ma ei tea, kus need teised ennast peidavad. Võib-olla need on libahiidlased, kes sotsiaalmeedias möllavad. Rääkides sellest kriisiajast, siis võib-olla on isegi natukene piinlik ütelda seda, aga me oleme oma perega tõsiselt nautinud seda aega, sellepärast, et me oleme saanud väga palju koos olla, me pole ammu nii palju asju koos teinud, me pole ammu nii palju Hiiumaad avastanud. Hiiumaal on väga palju väärtuslikku avastamisväärset. Olgu need kas või väga lahedad ja aina uuenevad RMK puhkekohad. Ma võin ilma igasuguse kahtluseta öelda, et ma väga armastan oma kodusaart Hiiumaad ja isegi kui elu peaks kuhugi kaugemale mõneks ajaks viima, siis see Hiiumaa kujuline pusletükk minu sees, seda ei saa mitte keegi ära võtta.
tahame rõõmuga seda erakordsust jagada. Hiiumaa ootab!